Mul on äärmiselt hea meel tervitada teid täna siin Palku põhikooli ehitusobjektil ja kogunemiseks on meil lausa kaks põhjust. Esiteks asetame nurgakivi kapsli ja teiseks toome alla ka sarikapeokärja, sellepärast et hoone on saavutanud oma maksimaalse kõrguse. Ja protsess tänaseni on olnud väljakutsuv, kuid julgen kinnitada, et uue aasta sügisel, õppeaasta algul kindlasti õppetöö nii rekonstrueeritavas osas kui ka uues hoone osas algab. Ja TERA ehituse poolt väga täname tellija esindajaid ja omaniku järelevalvet väga konstruktiivse koostöö eest nii siin objektil kui soojakuslaua taga ja mõistagi tänan kõiki meie koostööpartnereid, haldavõtjaid, projekteerijaid, et me tänasesse etappi välja jõudnud oleme. Ja muidugi suur tänu läheb ka oma projektimeeskonnale, Urmasele, Hendrikole, kes igapäevaselt siin vägesid juhatavad. Ja suured tänud meie poolt. Kui ma siia tulin, siis mul kõige rohkem meeldis, et 10 minutit oli siis ürituse alguseni kõigi taavisse. Et see näitab seda, et iga ehitamine tegelikult on protsess, on töö, aga mõnes mõttes on ka kirg. Sellise hoone ehitamine on alati mõnevõrra keeruline. Ükskõik, kes meist on siis midagi ehitanud, et ütleme nii, suhteliselt lihtne on ehitada täiesti uut hoone. Keerulisem on see, kui sulle kõrval saab ära sidumas on mingisuguse olemasoleva hoonega ja selline millegi ümber ehitamine on niisugune tõsine väljakutse. Ja me mööjame, et siin neid üllatusi alati tuleb, mõtleme alati, kui teame kõike, siin on lahtud. No ei ole niimoodi, ei ole päris nii. Ja see on selle protsessi juures. Aga mina tahan väga ka tänada kõiki osapooli, kes selle asja juures on, eriti meie partnerid, ehitajad, ka omaniku järelevalvet, et on näha, et asja nähtakse kirega, on näha, et lisaks sellele, et esitatakse hoonet või mõeldakse ka selle peale, et see on kellegi jaoks. Ja see kelle jaoks need on meie järelkasv, kes on nagu iga alati tähtis. Et ükskõik, kus Eesti otsas mõni kool tehakse, tähendab seda, et selle kohal on tulevikku, seal on uued kodanikud, kes hoiavad ka Eesti riik ja täna on ka muide siin tore päev, et hommikul mul oli võimalus siin Kehtna koolis üks ühiskonnaõpetuse tund läbi viia, et on ka väga tähenduslik päev. Nii et veel kord, ma tänan kõiki osapooli ja muidugi lõpuni. Aitäh! Kogu koolipere on olnud väga põnev. Seina taga ju kogu aeg midagi toimub ja kõik on ootuses. Kõik on natukene äärel, teades, et midagi ehitatakse, midagi läheb oluliselt paremaks. Et meie oleme väga õnnelikud, et ehitus käib, et me oleme täna siin juba peaaegu kinnilises ruumis ja mõni ütles, et on siin külm, aga järjest soojemaks läheb. Et aitäh ehitajale, aitäh kõigile osapooltele, et selline konstruktiivne töö on pidevalt käinud ja see on märgiline hetk. Et võib-olla ma ei tea, ehitaja kas mainib ka, et ma saan aru, et kõrgus on saavutatud ja pärg on seal üleval, aga kuskilt lugesin, et pärg on oluline ka selle poole, et maja vaim ja ehitajad ja nii-öelda ka tellija oleks siis omavahel nii-öelda sümbioosis või kooskõlas ja kõik liiguks selle poole, et juulis 2026 saame hoopis siin tantsu lüüa. Nii et aitäh kõigile ja paneme ka edasi. Mina olen juba Kehtna vallas toimetanud päris pikka aega ja Kaareper on selline tore koht, kus ikka jälle midagi saab ehitada. Et juba päris pikka aega tagasi sai ehitatud täiesti uus lasteaed, oli jälle nagu minu kureerida, tellida. Täna siis see ja see asi sai alguse tunduvalt tagasihoidlikumatest mõtetest. Tahtsime tuua raamatukogu siia, siis see mõte natuke läks laiemaks, tahtsime natuke külge ehitada
vahepeal mõtlesime arhitektidega natuke teisiti, siis leidsime tublid projekteerijad, nemad tulid toreda ettepanekuga, et päris nii ei saa, kui eelmine arhitekt mõtles. Eks raha peab ka lugema ja selle pika tee tulemusel siis on see asi siin juba nähtaval omas mõõtudes ja kujus. Kui loogika viib meid ühest punktist, näiteks punktist A punkti B, siis peab olema enamat tegelikult, peab olema kujutlusvõimet ja kujutlusvõime aitab meil luua veel suuremaid asju. Ja ma ütleks nii, et koolist on saanud midagi enamat, sellest peab saama kogukonna keskus pealekauba ja Kairepere puhul, kuigi teda kutsutakse Valtuks, ma arvan, et see alev on juba päris hästi välja ehitatud, sellepärast, et meil on olemas siin peaaegu et kõik. Meil on siin spaad värskelt valminud, küll minispaana, lasteaiad, tegelikult kergtee sai toodud ära ju siia kevadel. Ehk tegelikult oli viimane ju puudu ja nüüd oleme Raplaga juba ühendatud täielikult, saab ka kergliikuritega siia tulla. Nii et tegelikult ma olen päris rõõmus, et üks suur asi hakkab looma, protsessid võtavad aega. Andres kindlasti teab, kui kaua seda pidi ootama, aga siin ta on ja võiduka lõpuni. Aitäh kõikidele, kõiki ei jõua üles lugeda, tegelikult on siin kogukonda, siin on ehitaja, projekteerijad, vallamaja, head inimesed, ehitajad. Et see ongi ühise töö tulem. Aitäh kõigile! Protsess on olnud ju hoolekogu vaates ka tohutult pikk planeerimist, ootust, et äkki midagi tuleb, jälle vajus ära, jälle midagi tuleb, ja lõpuks saimegi lepingusse, näed sa, mis oli tore. Siis me vaatasime, et okei, leping on olemas, äkki nüüd tuleb vaeva peale, hakkab midagi koori, tuli jälle hästi. Okei, saaks fundamendil, siis võib ka seisma jääda, on ju nähtud küll. Aga näed, läks fundamendist edasi, täna on juba karp koos. Nii et nii kaua, kui on platsi peal kopsimist, on õpetajad rahul, õpilased rahul, sest teavad, et meil on midagi tulemas ja nad kenasti kannatavad ära selle keerulisem aasta õpetamise vaates suure ilusa tuleviku nimel. Nii et igastahes suurem töö tegelikult on ju, ma saan aru, kui karp on koos, et tegelikult nüüd hakkab see põhimaht nagu pihta ja keerulisemad tööd, et jõudu ehitajale, jõudu meie õpetajatele ja kooliperele, kes mööda küla natuke laiali on, aga ma näen seda optimismi, mis on hoolekogul, mis on koolil endal, et meie ootus ärevus on suur ja meie juba igastahes paneme siia laudu paika ja toole paika, nii et mis hetkel me saame peale tulla, ei tea. Sügisel ma saan aru juba öelda ära, et uueks õppeaastaks on valmis ja sellega me oleme arvestanud, aitäh! On kõikvõimalikud erinevad väljaanded, nii kohalikud kui riiklikud postimehed ja Raplamaa sõnumid ja valla vaatleja. Tõsta korra üles näita. Nii, mis tõmba kohe laiali, mis lehed on. Pole kunagi pole midagi. Nii, naeratus ka. Kõik täis värk, okei, aitäh. Nii, siis tänane protokoll. Tänase koosoleku protokoll, nagu näha, siis on lehekülgi üsna mitu, märkuseid palju, nii et töö käib igapäevaselt. Ja siia siis sümboolsed kooli ja ehitaja pastakad, münt, üks mälupulk, et vaatame, mis siis järgnevad põlved ütlevad selle leiu üle, kui kunagi peaks leitama. Nii, aga võib-olla siis pane sina, Andres, nüüd siia kenasti ulli ja sisse. Nii. Õhuhinnad, peame lõpuni. Jah, väga hästi. Nii, ma annan selle sulle. Ja palun eranditult siis kõigil tulla siit mööda ja kelluga üks seguteist panna ja mõni hea soov teele, aga igal juhul
läheb siis... Esimene au on Andresel. Nii. On hästi hea. No, võib kohe suure kaarega lükata. Võib kohe suure kaarega minna. Lätsti. Nii, tehtud. Kas tehtud? Jah. Libide tehtud. Soovivad kõvasti ütlema või? Või peab vaikselt ütlema? Mis moodi see hea on jäänud? Selge, siis ma ei ütle kõvasti. Naeratus ka. jah, rõõmus ette. Jaa. 60 aastat pärast järgmine samasugune ette. Väga uhke. Ma võtaks kõrvalt. Et need seinad püsiksid siin No nii, naeratus ka. Auks. Saba peale ka läks. Randega. Nii, naeratud ka. Suud. Suud või? Jaa. Viskan sulle selle või? Davai. Näete. Kinni jääda, kinni lööda. Nii, läheb veel. Ja kõik saab oma head soovid teele anda. Noh, ma mõtlesin ka, et ma mõtlesin võtta.
Enrico, ole hea, pane seda lõpuni ja tule. Ma panen ka ühe sõltsaka. Joo. Ei ole, nüüd on ring peal. Jaa, täis. Nii, kaba. Läks. Nii, vormist ära ja siis tee nimetähed peale ja koguneme nüüd korra siia välja ka, sellepärast et Hans käib koos Urmasega Viilu juures ära ja toovad päri alla. Noh, võta nii siis. Kui võid ära otsustada. Me ootame ära. Nii, lähme korra välja. Kaunis leiurutab ilmes, liblikana päeva paistab hõljuta imese. Kõnnib seal ja kaob, ta ei märka, et ta on loodud mu jaoks, aga hiljem kodus temast nii kaua veel ma näen. Ja siis käsi külm. Saate tõstama, on värinad sellest päevast. Puulised, mölled.